Käisin tellisin Ränduri pubist endale toidu. Läheb tund aega. Ütlesin, teeks vahepeal aega veits parajaks. Näeks vaataks Võru linnas neist ringi, mis on põnevaid kohti siin. Siin on Kagu-keskus. See pidi olema Kagu-Eesti kõige suurem ostukeskus. Kui suur ta nüüd siis on? Lõunakeskusele ta jääb alla. Mis on see idakeskus Rakveres, sellele jääb ta ka alla. Ütleme põhimõtteliselt idakeskusest on mingi pooleks lõigatud, eks siis 1/2. Iseenesest ilm on hea. Väga ideaalne sõiduilm on täna. Tagumik. Tagumik on ka ennast välja puhanud, et tegelikult sellest puhkepäevast oli päris palju kasu. Kuigi ma sõitsin küll, aga ma sõitsin mäest alla. Aga täna on see, et ma sõidan mäest üles hoopis. Ja ehk jõuan õhtuks Piusale välja. Vaatame, kuidas see rada läheb. Ja mõtlesin, näitab neile ka siis illuminaatide nagu peost, et siin koputaks uksele. Riigi tugiteenuse keskuses on siin Keskkonnaamet, Rahandusministeerium, Regionaalhaldusosakond, Maa-amet, Terviseamet. Istute bussi peale, sõidate Võrru, jõuate siia välja. Võrus käidud nagu niuhti. Ma sõin Ränduri pubis enda praadi ja mu kõrvale tuli mees, kes tellis õlut. Puhusime juttu. Ütles, et tahaks minna Malaisiasse järgmine aasta rattaga. Siis ta ütles, et tal on poeg Malaisias. Singapuris. Et seal töökultuur pidi olema niimoodi, et kui meil inimene puhkab 2 nädalat, siis seal on see, et sulle antakse 2-3 päeva. Ja Singapur on ju suht pilvelõhkujate linn, kus on ainult ärimehed koos. Siis ongi, et oma vabade päevadega sõidab Malaisiasse. See pidi päris kulukas olema. Ja huvitav fakt oli see, et ta poeg on olnud juba 9 aastat Singapuris. Ja ta on selle aja jooksul ainult 2 korda Eestis käinud. Isa ei ole kordagi talle külla jõudnud selle aja jooksul. Et see oli päris nagu huvitav fakt, et sain näha oma poega nagu nii pikka aega. Et ei, sellest hea, kohta peaks toredad huvitavad inimesed. Niimoodi sõidad ringi. Ja samas huvitav on ka see, et kui sa räägid inimestele, et mida sa teed, kuhu sa siis välja plaanid sõita, siis sa vaatad sind vaatad, nagu täitsa segane vend on ju. Eks ma ikka võtan, nagu ühtki hullu samasugust pole. Kuidas ikka üksi sõidad ja see on igav ja tegelikult ei ole. Tegelikult on see, et sa saad ise valida tempo. Sul ei ole mitte ühtki pidurit, kes sul, tempo alla tõmbaks on ja siis planeeridki oma aja nii, nagu ise tahad. Oled seal, kus ise tahad, millal tahad, kuidas tahad, sööd, mida tahad, et sa ei pea teistega arvestama, et ühtepidi on tegelikult selliseid asju kohati isegi parem teha kui üksi. Kui tähendab kambaga, et seal on omad võlud tegelikult. Et vaadake nüüd korra seda ristmikku. Raudtee oli siin vahepeal, saad sõita sinna, siia, tänna, vahepeal mingid foorid ja asjad. No tõmbab ikka juhtme kokku küll. Esimest korda tuled, siis päris täpselt korra ei saa. Oi, vennas. Eile linna sisse sõites nägin sellist punast siksi siit toovist välja sõitmas. Vana ütles, tule läbi, puhume juttu. Mõtlesin, okei, tulin siis, aga pidin just ära minema. Saab natuke rääkida ka. Mehel on päris palju Vene autosid. Ma olen ise mõelnud, et ma tahaks endale punast 01 saada. Niisugune mingi märgune nagu. Ja,
Tadaa! Ei, sihukest asja ma ei taha endale. Et võiks ikkagi väheke sõidukorras olla. Aga ma ei tea, mul on mingi kiiks sellise punase 01-ga, et sihukesega võiks minna Ukrainasse või Valgevenesse, kamp kaasa võtta ja ongi Jorma andis hea idee, et võtad 2 meest, tagumised kohad võtad tühjaks, lähed mitme autoga ja kui ühe autoga midagi juhtub, siis saad võtta need 2 venda teist autost ja panna endale taha istmele ja saad minna varuosade järgi või midagi. Et see võiks päris fun trip olla. Aga noh, nagu näha, mehel siin tehnikat on. Tal on mingi kola, mosse on siin. Seal on mingi mosse. Uaasik, assaa, pudel. Ja see näeb päris noobel välja. Ilus sila ja puha, originaalvärvel. Et siin on ka mingisugune 06 ja noh, Niiva. Et meil pidi 40 autot olema. Ma ei tea, parandab ja putitab, üks seal oli katki. Tagumine aknaklaas, purru, hästi kallis detail oli Leedus saanud 50 euroga. Et jah, aga noh, ühtepidi, kui sul on 40 autot, no siis on juba nagu, noh, see on juba haigus. Kuperianlovlased, nägemist, härra matkamees. Kohad, mida külastada Lõuna-Eestis, poed, need on alati omapärased ja huvitavad, teistsugused. Keset Lõuna-Eesti põldu laiutab päris võimas päiksepark. Siin ikka neid megavatte on korralikult. Aga mis muidu kuni eelmise aastani oli, tehti selliseid asju, et üks päiksepark oli maksimaalselt 50 kilovatti. Ja kui sul oli üle selle, siis sul ei olnud võimalik roheenergia toetust küsida. Siis tehti niimoodi, et tehti suur päiksepark, noh, üldiselt nagu suures pildis ja hakati, need võeti eraldi arvel, et oli osaühing, ma ei tea, A, 50 megavatti, osaühing B, 50 megavatti, osaühing C, 50 megavatti, osaühing D, 50 megavatti ja hakati sihukest skeemi tegema, et riigilt raha rohkem kätte saada. Aga mis sellega olid, ma rääkisin vist mingi 6 või 8 mingi paneelimehega ja üks ütles, ta oli samasugust asja teinud ja Elektrilevi ei andnud talle luba, ehk siis noh, mees pani raha alla, eitas endale pargi ja oligi, pekkis rohe toetust ja sealt ei saanud. Et kogu investeering nendest põhjust kapsaeda, päris kurb. Aga ühesõnaga see, mis siin on suure tõenäosusega siis tegelikult selle ala ja territooriumi poolt siis paigaldatud ja tehtud. Et kui sa tegeled puiduga, sul seda energiat läheb, noh, nagu siit on näha neid priboore, mis need palke tõstavad, kui palju neid seal on. Jah, vorbivad siin saekaatris lauda välja, et noh, nendel on kindlasti kokkuhoid ja kõik, mis üle jääb, selle nad saavad ju võrku müüa. Et neil on tulus sihukest asja. Mul on hästi naljakat on läinud, et ma olen sõitnud mingisuguse, ütleme 200, mis ta oli, 250 kilomeetri jooksul olen sõitnud ala mingi 60 kilomeetrit nagu lisaks, võrreldes siis rajadistantsiga. Ja ma nagu mõtlen, mis ma teen mingid lollakaid liigutusi, kust kohast need kilomeetrid nagu tulevad. Ja siis ma sain ise ka aru, et noh, lähed mõnda kohta, tahad näha, käid seal, puurid mingid noh, erinevaid kohti, mis sul tee peale jäävad, et see tegelikult võtab räigelt aega. Aga teistpidi see ongi matkapoint. Päris äge maja on tee peale jäänud. Ehk siis samasugune vana Eesti-aegne noh, talupoja maja on ära tuunitud modernseks. Kõik värvid ja toonid ja modernsed klaasid ja päris vägev näeb välja. Kusjuures
mehel on tagaovis varuosad ka. Vaseliina, Plastseliina Illuminaadid on veel jõukamad kui Võru omad. Vaadake, mis hooned neil on. Võimas. Kusjuures äge asi, veloga sõites vahepeal kaob mott ära. Leidsin sellised asjad, paned tümmi käima ja motivatsioon kohe kasvab. Manna vaht söö liina. Vana plasteliina. Vastseliina. Linnus. Siuke äge hoone. Päris lahe. Siit lasti kauriga. Igast suunas siit kõmmutada, nii et tähend. Päris võimas hoone tegelikult. On taastatud ja mässavad ja möllavad siin sellega, et ta parem välja näeks. Kusjuures mul on väike mure. Peaks vist rääkima. Üleeile lõi jala sisse siia kohta räige valu. Selle, et ma ei suutnud sõitagi. Mul on hobuse salv kaasas, ma panin hobuse salvise peale. Ja ta annab täna siiamaani tunda, eks eile ma puhkasin. Ma sügavalt loodan, et see läheb mul paremaks ja ma ei pea hakkama katkestama tänu sellele. Köle, mess, kelbe, säämööle, Puu arvas, et tagurpidi on parem kasvada. Olen omadega jõudnud Härma müüri juurde. Päris kõrge peaks mainima. Kaarega sinna ju. Vaata siit. Sinna läheb ju. Ja meil öösel teleki. Minu see nüüd hea.